Enne koodetute minekut meil on 2 sünnipäevalat, milleks on alustame saamisest. Liina Piirisalu. Ja Jevgeni Hopp. Ma arvan, et sünnipäev lapsed on kõik. Kohal me siis 17. volikogu liikmeks 15. Kädi ja Veiko andsid teada, on siis osaväida. Sinne päevakorra juurde minekut, kas on avaldus või taasesi volikogu liikmetel? Liisi palun. Küsimus on. Ma see saali nurka hästi ei kuulnud. Mis asi seda nurgas on? See peaks salvestama. Aga kus seda näha saab? Elektreekas täpselt. Ja ta salvestab linna kodulehega, pidi olema nüüd ekstra nõukene. Kümme tõletab. Et see on niimoodi, et kui vahel põleb, ehk siis ta salvestab eriti arvutisse ja pärast me, kui on see video töötatud, siis me paneme seda YouTube'i või siis kuulutame. Kas otse kohe ei ole? Praegu ta salvestab sulle mitte. Kust on sinu käes? Serverisse. Ja sinu arvutisse. Kust on sinu käes? Kas sa panid seda salvestama või mitte? Mulle ka ei salvesta. Selge. Eks ta praegu ei salvesta? Ei, praegu ei salvesta. Praegu salvesta. Okei. Nii et kust on sinu käes seda otsustad? Jah või ei? Oota, see roheline, see teine või? Jaa. On see teine tule? Teine on. Aitäh. No ma ei tea. Siis, kui ei ole rohkem, minu poolt on see ettepanek, et minu poolt esitatud eelnõu, milleks on number 5. Ma ettepanek selle välja võtta, kuna kultuurikomisjon leidis, et on veel poole linnavalik leidis ka, et ta ei ole veel päris küps. Et võtame siis välja. Kokku peame meil siis 11 päevakorrapunkti. Liina palun. Mul on ettepanek välja võtta ka 4. punkt. See on määruse number 62 kohanime määramise kord muutmine. Ma ei leia, et see oleks vajalik. Volikogu liige ei saa teha. Ma teen ettepaneku siis. Ettepaneku teha küll pea. Kas soovitada seda ettepaneku poolt hääletada? Ma soovin vist hääletada, jah. Kui tarvis on, võin põhjendada ka, mis ma tahan seda vaadata. Jah, olge hea. Tähendab, kohanime määramise kord muutmine, seal on põhimõtteliselt kohanimede määramise delegeerimine Narva Jõesuu linnavalitsusele. See on kogu muudatus. Ma leian, et see ei ole vajalik, kuna viimase pooleteise aasta jooksul, ütleme niiviisi, ei ole meile toodud volikogule arutamiseks mitte ühtegi kohanime muudatust või kohanime määramist, mis tähendab, et see ei ole aktuaalne probleem, mida on tarvis teha tihemini kui 1 kord kuus. Ja teiseks, kui volikogu delegeerib kõik oma ülesanded linnavalitsusele, sellega muutub volikogu ise, muudab ennast marginaalseks ja rahvale jääb mulje, et volikogu kas ei taha või ei oska või ei soovigi tööd teha, sest kõik oma ülesanded on ta delegeerinud linnavalitsusele. Sellepärast on mul ettepanek, et võtame selle punkti päevakorrast maha, sellel ei ole tarvidust. Jah, siis me peame ikkagi eelnevalt linna ettepaneku läbi hääletama. Milleks on, et võtta maha esitatud päevakorrapunktidest number 5. Number 4. Aga seal mustati. Tehke see mustati. Et number 4, milleks on just see Narva Jõesuu linnavalitsus 25/2000 määrus number 62 kohanime määramise kord muutmine. Et jah, ma panen sellise hääletusele, kes on Liina poolt tehtud ettepaneku poolt, on käega märki, ma kuskil kirjaga vähem. Kes on vastu, on käega märku anda.
poolt ja kes on erapooletu? 15. Aitäh. Liina ettepanek? Saame siis minna päevakorra kinnitamise juurde, millest 11 päevakorrapunkti, mis teie ees on. Olete küsinud? Ja palun. Kahel eelnõul puuduvad seletuskirjad. Kuidas te seda kommenteerite? Ma arvan, et Rämbus nüüd olemas. Et esimene on see maakonna strateegia ja siis Suurlootsi seletuskirja puuduvad. Lähme äkki kinnitamise juurde, siis hiljem vaatame läbi. Kuidas saab võtta eelnõud päevakorda, kui seletuskirjad puuduvad? No, ma arvan, et nii. Meil on 11 päevakorrapunkti. Need tehakse ja oli ju juttu sellest tehnilises, et need tehakse. Kas võime siis päevakorrapunkti kinnitada? Me ei saa kinnitada, kui meil on 2 kahtlast päevakorda. Me saame kinnitada 2 kahtlast. Saame kinnitada. Et palun käega märku anda, kes on päevakorra kinnitamise poolt. Tööga on poolt. Kes on vastu? 1, 2 on vastu. Kes on erapooletu? 2 on erapooletu. Kes ei soovi käestada? 2. Kõik. Päevakord on kinnitatud 9 poolt. Aitäh. Järgmine päevakorra. Esimene päevakorrapunkt on meil Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2030 pluss tegevuskava 2020-2024 heakskiitmine. Ettekandjaks linnavalitsuse lihtpulgaga, teda asendab Rain Alus. Ida-Viru arengustrateegia tegevuskava aastateks 2020-2024. Ida-Viru omavalitsuste liit kiitis 27.3.2020 oma otsusega heaks Ida-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava. Narva-Jõesuu linnavalitsus avalikustas veebilehel 2020. aasta aprillis arengustrateegia tegevuskava. Kuna ühtegi ettepanekut seda vastuväidet ei laekunud, siis Ida-Virumaa omavalitsus kinnitas juunis 2020 arengustrateegia tegevuskava. Nüüd protseduuriliselt järgmine samm ongi siis see, et Narva-Jõesuu linnavolikogu kiidab heaks Ida-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava aastateks 2020. Aitäh. Palun ettekandjad küsimusi. Kahjuks jõuks kiirelt, jah. Palun kõik. Minul on selline küsimus, et eesseisuse ajal me andsime teada paarist pisikesest tähelepanekust, mis puudutab Narva-Jõesuu linna, nimelt see, et seal on vähemalt ühes pool mainitud menetlusteenistust, et tehtaks väike lisamärkus selle kohta, et mida me soovitame menetlusteenistuse asemel siis kirjutada, kes neid ülesandeid täidab. Ja teine küsimus, mis meil veel eesseisuses kerkis, läks päevakorrad maha sellega, et summad tuleb määrata Narva-Jõesuu kooli remondiks, aga see sai selgituse, et kuna meie linna arengukavad ei ole seda punkti muudetud, siis ei muudeta seda ka maakonna arengukava. Nii, et kas sinna menetlusteenistuse asemele leiti nüüd mingi asi, mida me katme? Kas sinna valitsus menetles seda küsimust või tegi mingi muu ettepanek? Olgem ausad, ega siin ei ole väga palju muid ettepanekuid kui see, et sinna oli sisse teostada ja täidab need ülesanded, sest menetlusteenistus likvideerimise hetkest kõik need ülesanded meile üle, kes me
rohkem variante ei ole. lihtsalt tegime eestseisuselt sellise ettepaneku, et juba volikogu ajaks oleks selline ettepanek nagu vormistatud, et see läheks nii-öelda kaasa meie hääletusega neile. Muidu see menetlusteenistuse sõna jääb loitsema lihtsalt selles arengukavas veel ei tea kaua. Pean tunnistama, et minuni see info ei jõudnud. Me ju arutasime siis, et kuna see on ekspertidest saadetud, et siis kui nad hakkavad tagasi meile otsusega saatma ja siis kirjutab linnavalitsus juurde sinna, et seda saab muuta ainult ei, meie ei saa nende PDF-is, nende versiooni muuta, küll aga teha omapoolse ettepanek tulevikus muuta. Jah, ettepanek. Et loodan, et see läheb siis protokolli ja seda peetakse tulevikus silmas. Jah, aitäh, Heiki küsimus. Minul on ka küsimus, et kui ta oli avalikustamisel aprillikuus ja kus ta seal vahepeal elas, seda ma ei tea, et seda teadjate paremini. Aga küsimus puudutab mitte eelnõud ennast, vaid seda lisa, et mis on nagu üldse meie roll, et eks ole, kas me oleme lihtsalt, et poolt või vastu on ju. Aga seal on minu arvates väga selliseid palju, mis puudutab Narva ja linna. Esiteks on vähemalt 7-8 tegevusalal, see on siin Narves hooldekodu, vanaliste päevakeskuse, skipide ehitamine, rannala väljaarendamine ja nii edasi, et puuduvad summad ja tegevusaastad. Et kui lisa lahti teete, ma võin teile lehekülje numbri ja tegevuse numbri ka öelda, siis on lihtsalt nagu leida lehekülg 27 näiteks Narves hooldekodu arendamine, puuduvad summad ja tegevusaastad 28 on vanaliste päevakeskuse loomine. Siis on selline küsimus või täpsustus, et näiteks Narva sauna remont okei, lehekülje 40 tegevuse ette 1.5, aga näiteks ette 1.6, lehekülje 40 Olgina sauna remont, et vaatamata sellele puuduvad summad ja tegevuste aastad, et miks vastutada Narvas linnavalitsus, kui sauna omanik on minu teada kommunaal, peaks olema. Ja see on nagu see asi. Siis on järgmine asi, lehekülje 41 tegevusala ET 132, et riigiteede E20, 70 kiiruse piirangu taotlemine Sinima Olgina ristmikel. No ma usun, et enamus on Olginast läbi seisnud, teate seda ka, et järgmisel aastal tehakse ka Sinimäel teda, et mida siin nagu taotlema hakata. Siis on nad lähevad edasi jälle kergliiklusteede ehitus, jäätmekütuste rajamine, kanalisatsiooni soojustusklasside rajamine, jälle puuduvad aastad ja summad. Kui summasid ei tea, siis mingid tegevusaastad võiksid ikkagi olla. Ja siis puudutab selline küsimus ka, et väga rõõmsalt on lehekülje 19 tegevusala ka 161 Narva Jõesu suurelava rajamine, et sellel aastal 20 000, et kas on nagu reaalselt ära kulutatud. 20 tegevusala ka 225, et spordiväljakutele on kulutatud 50 000, et kas see on reaalne summa. Et siin ma võin paberi peal teile anda ka, et vaatate üle, et mis on linnavalitsuse nagu et võiks nagu need täpsustused panna, et mis ajal. Muidu on ilusad nimetused, aga osad on juba vanad. Ja siis on nagu selline küsimus ka leheküljel 9. Vaivara jaamast rongiliikluse võimaldamine, et kas see täna võimalus puudub? Et rongiliikluse võimaldamine, mida see tähendab, eks ole, seal peaks küll sõnastust täpsustama, et oleks info tõel, et nagu võib jääda mulje, et täna Vaivara jaamast rongiliiklus Sillamäega on, ei ole puudub. Et alates veebruarikuks see täitsa olema. Kergliiklust küll kahjuks veel ei ole, aga küll see ka tuleb. Et mina arvan, et enne kui me saame hääletusele panna, et tuleks üle vaadata täiendada kõigepealt oma ettepanekud. Et mis sellest kaasa oleks, me nagu hääletame ära, aga me teame, et seal on ependatud puhklood. Aitäh kõik. Jah, aitäh. Tagasiside on positiivne, oleks võiks mulle aprillis seda avalikult väljapanekul ja kuna nüüd ka komisjonidest, kui ta seda menetleda komisjonidest kodus ettepanekuid, ei ole nagu arvestatud, siis ma teen ettepaneku lükata otsustada järgmisse poliitist.
tõesti, et kui reedel tuli need eelnõud 52 lehel, eks ole, et ikkagi, noh, et see on väga lühike aeg lugemiseks, et ma ei tea, kas teised jõudsid varem lugema. võib-olla veel. On neid. võib. Teisest küljest läheb ikka meie linna arengukava uuendamisele ja ta peab olema uuendatud selle aasta lõpuni, kuna paralleelselt selle aasta lõpuks läheb veel kord uuendamisega ka maakonna arengukava seoses sellesama Ida-Viru tegevuskava ja õiglase ülemineku ideede nii-öelda täiendamisega ja teine variant on ka see, et praegu kinnitatakse ja oktoobri, novembri, detsembrikuu jooksul uuendame nii meie oma kui ka maakonna oma uuesti. Detsembris kinnitame siis lõpliku dokumendis, et sellisel kujul Ida-Virumaa arengukava on minu teada juba kinnitatud nii Sillamäe linna kui ka Narva ja Kohtla linna poolt. Eks igaüks vaatab enda osaks, me vaatasime ka enda osad, aga me ei vaata, mis on Narvas ja Sillamäe Kohtla peal on, eks ole, enda osad ja ma saangi aru, et see on elus dokument, eks ole, kus on tegevusala 2020-2024, eks ole. Siis me vaatame enda asjad ka üle, et päris tühjad read ei saa olla. Siin on 2 võimalust, nagu ma mainisin, kas siis lükkada edasi või uuendada paralleelselt koos meie linna arengukavaga, mis me hakkame uuendama oktoobris, novembris, detsembris, eks ole. Aga ma arvan, et vaatate järgmiseks istungiks üle need asjad ja mis on põhjendatud, mis ei ole saanud ära täita ja vaadata. Et jah, et võtame siis linnavalitsu poolse ettepaneku vastu, eks ole, ja lükkame siis selle eelnõu arutamist edasi. Aitäh, ettekandja. Järgmine päevakorrapunkt on meil siis liigune külas liikluspinna ruumikuju muutmine ja uue liikluspinna kehtestamine. Ettekandjaks on Keit Suva-Kustav. Tere minu poolt. Seletuskiri ja otsuse eelnõu on esitatud, seda siin palju pole ma lisada. Selle eelnõu eesmärk on siis korrastada need liikluspinnad, et oleks siis nad loogilises järjestuses ja nii-öelda kõikidele ametitele kergelt ka leitavad. Siin on kaardid ka lisatud sellele eelnõu ja seletuskirjale. Kas saad neid kaarte näidata? Viilikonna külas asuvad eesmärgid. Ma arvan, kõik volikogu liikmed on saanud kätte saanud päris. Praegu on maade sihtotstarveta maa, 100%. Oleks kerge. Juba Päästeametile. Kas ettekandjal on küsimusi? Siin me saame nagu teema edasi liikuda. Teemad on palju, et me jääme siit koppama. Kaardid on vastanud. Kui küsimusi ei ole, siis panen käesoleva eelnõu hääletusele. Kiidan selle poolt, käega märku anda. Kas võiks ette lugeda ka selle eelnõu? Lugupeetud volikogu esimees. 12 on poolt. Lugupeetud volikogu esimees küsis teie käest midagi praegu. Tegelikult see eelnõu veel ees. Volikogu esimees küsis. Mul on palve, et kui me hääletame, siis loetakse ette vähemasti otsuse eelnõu nimetus,
et inimesed teaks, mille poolt nad hääletavad. Tegelikult, kui ma enne kui eelnõu see ei ole palju palutud. ma lubasin selle kõik ette, aga ma tulen see palvele vastu ja ma loen uuesti ette. Et panen hääletusele eelnõu külanimetus on Siirumäe külas liikluspinna ruumikuju muutmine ja uue liikluspinna kehtestamine. Meile näidati, mul on küsimus, meile näidati siin nüüd minu arust 5 kaarti. Millist muudatust me hääletame või kõiki 5 korraga? Need on lisad. Need on lisad. Eelnõu on teksti osa ja kaardid on lisad. Kaardid on lisad. Ja seal iga kaardi peal on ise liikluspind. Millist liikluspinda me konkreetselt hakkame kinnitama? Kõiki korraga. Otsus olemas lisa 1, 2, 3, 4. Siis peaks olema Viivikonna külas liikluspindade ruumikujude muutmine. Meil oli eelnõu ette. Lisa ettepanek. Ei, no ma teen praegu ettepaneku parandada õige kirja. Kuidas sa muuta tahate? Ma tahan, et see oleks mitmuses, kui seal on mitmed tänavad. Kui me kinnitame mitmeid liikluspindade nimetusi ja ruumikuju, siis peaks olema nad mitmuses ka eelnõus üles loodud. Eelnõu nimetus. Jah. Sellest lasepoole. Viivikonna külas liikluspindade ruumikuju muutmine ja nimetuste, liikluspindade aga mina arvan, et see on õige. Ma arvan samuti, sest kui me räägime ühe küla pinnast, siis see on pind, mis asub ühes külas. Ma seega ei protestiks selle kuju vastu, selle keelekuju vastu. Ma arvan, et see tegelikult ei ole kollektiivkuju. Liikluspinna muutub külapind, liikluspind tervikuna, eks ole. Aga ta on üks pind. See juhul võib terve küla liikluspinnad ära muuta selle otsusega. Aga me meil olemas. Mis me vaidleme, et tuleb ikka eelnõud endale enne volikogu istungit. Tegelikult jah, kõik oli olemas. Kas ma võin minna siis ikkagi selle eelnõu hindamise juurde, Liina? Ja palun. Kas ma loen selle peale korra uuesti ette? Aitäh. Number 2 ütleb Viivikonna külas liikluspinna ruumikuja muutmine ja uue liikluspinna kehtestamine. See ettepaneku hääletusele, kes on selle poolt, on käega märk poolt. Nii. Ja aitäh, 4 poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, 1. Aitäh. 4 pooltega vastu. Järgmine päevakorrapunkt on meil siis Sirgala külas liikluspinna, ruumikuju muutmine ja uue liikluspinna kehtestamine. Ettekandjaks on Sergei Kulov. Antud eelnõu eesmärk on sama, mis ka eelmisel, ainuke vahe, et tegemist on Sirgala külaga ja kõik need liikluspinna kaardid on ka eelnõu lisatud. Täiendava midagi. Aitäh. Küsimused palun ettekandjale. Küsimusi ei ole. Panen siis hääletusele eelnõu, milleks on 3. eelnõu Sirgala külas liikluspinna ruumikuju muutmine ja uue liikluspinna kehtestamine. Palun käega märku anda, kes on poolt. Aitäh, kes poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, kes erapooletud, 14 poolt hääletega vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on 4. Narva Jõesuu linnavolikogu 02519 määrus number 62, kohanime määramine, muutmine, ettekandjaks aselinnapea Rai Saar. Narva Jõesuu linnavolikogu määrusega mai 2019 number 62 kohalise määramise kord sätestab, et Narva Jõesuu linnas määrab kohanimed Narva Jõesuu linnavolikogu oma otsusega.
bürokraatia vähendamiseks ja aja kokkuhoiu eesmärgil on linnavalitsus esitanud volikogule eelnõu muuta vastavat määrust ja sõnastada korra paragrahv 2 lõiget 1 järgmiselt. Narva-Jõesuu linnas määrab kohanimed Narva-Jõesuu linnavalitsus oma korraldusega. See oleks linnavalitsuse jaoks oluline aja kokkuhoid. Inimesed kogu aeg kaebuvad, et kaua te menetlete, miks pikalt läheb. Volikogu istungid teatavasti toimuvad 1 kord kuus, linnavalitsuse istungid iga nädal. See oleks meie jaoks suur aja kokkuhoid. Aitäh, ettekandja. On küsimusi? Tiina. Kohanime määramise kord võeti vastu 19. aasta mais. Sellest päevast saadik on esitatud volikogule sel istungil esimest korda kohanime määramise eelnõusid. Ma ei saa aru, kus kohas on siin aja kokkuhoid. Volikogu käib pooleteist aasta jooksul iga kuu on käinud koos. Mis on takistanud linnavalitsust esitada kohanime muutmise eelnõusid volikogu istungile selle pooleteist aasta jooksul. Et te ütlete, nagu te ütlete, et seda menetlust kiirendada. Samad 2 eelnõu. Me käisime lippali-loppali mööda neid bürokraatia paragrahve 3. Oleks linnavalitsusega käinud, oleks hakkama saanud 1 kuu. Siin olid avalikud väljapanekud, avalikustamised. Kogu see samm juhtus niimoodi, et alles septembriks kogu pealt oleks jõudnud juba augusti. Volikogusse. Kui linnavalitsus oleks olnud, siis oli augustis juba ära käinud. Kas ma saan õigesti aru, et kui otsustab linnavalitsus, siis avalikustamist ei tule? No aga millest see kokkuhoid on siis? Pool kuud? Vähemalt 2 kuud oleks praegu. Komisjoni, eks ole, ja kuni seda peale avalikustamist käib linnavalitsusest läbi ja kogu see samm muutub jah, paraku 2 kuud praegu. Mul ei ole küsimus, mul on tähelepanek, et kuna meie õigusaktid lähevad Riigi Teatajasse, siis tuleks siiski õigekeelsust arvestades keset lauset need korrad uuesti väikese tähega teha. See ei ole küsimus, see on nagu õigekeelsusalane tähelepanek. Ma tean, et juristid ja almad saavad empateerida, aga Riigi Teataja lähtub rangelt õigekeelsusnormist. Ehk siis kord ei ole keset lauset suure tähega. Ja, et see on lihtsalt tähelepanek, et siin ei ole midagi muud. Aga minupoolne küsimus või tähelepanek on veel ka see, et mul ei ole midagi selle vastu, võtab teda siis volikogu või valitsus, aga et kohanimi ei ole asi, mida me muudaksime ka niimoodi, et iga aasta peaksime muutma. Et millega sellisel moel nagu kavatsete tagada, et need kohanimed on korrektsed ja hästi läbi räägitud. Kuna volikogus võib-olla oleks kompetentsust natuke rohkem komisjonide näol. Tuleb meelde mulle see, et me oleme ka kultuurikomisjoniga teinud ära hiigla suure töö bussipeatuste nimede otsimisel ja pärast seda veel, Heiki kui tegelikult ühistranspordikeskuse juhiga istunud kui mitu korda kahekesti ja suuremad seltskonnad ja need bussipeatuste nimesid ajalooliselt õigete kohtade peale nii-öelda tagasi proovinud lohistada ja anda nagu kohanimesid, mis oleks seotud ajaloolise nagu traditsiooniga. Et kuidas te mõtlete nagu tagada selle, et see kompetents oleks võimalik? Seoses bussipeatustega? Üldse ka kohanimedega. Kuidas te selle kompetentsi kavatsete tagada? Need avalikustatakse ka samamoodi. Need avalikud väljapanekud minu teada. Igaühel veel on võimalus kaasa rääkida. Ma arvan, meie
tee palun see paragrahv 2, eks ole, võtta sealt suur K ära, paneb see väiksem K sinna asemel. Paragrahv 2. Siis nagu saab korraga nagu asi peab olema. Küsimusi ei ole. Aitäh ettekandjale. Panen siis käesoleva eelnõu hääletusele. Palun käega märku anda, kes on selle eelnõu poolt. Ja, aitäh. 13. Kes on vastu? 2. Vastu võetud. Poolt häälega. Aitäh teile. Järgmine päevakorrapunkt on meil number 6. Numbriga number 5. Narva Eesti linnavolikogu 21.03.2018 määratud 33. Narva Eesti linna kooli LCT lasteasutuste lapsevanema osakonda määrava suuruse kehtestamine muutmine. Ettekandjaks on määratud Imre Liiv ja kui on vaja, siis kaasatada. Tere kõigile. Ma ei tea, kui suure kaotusega ma peaksin selle küsimuse ette kandma, et minule teadaoleva teadmise kohaselt ei ole valmisolekut vähemalt selles saalis nüüd ja täna seda määrust vastu võtta. Aga ma annan endast parima. Et ma võingi teha variteadet, mida kõik veel. Et tegemist on määrusega, mille kohaselt siis põhimõtteliselt muutuks üks oluline punkt ja mille kaudu linn saaks küsida meie laste vanematelt mingisugust raha, et kompenseerida laste toidupäeva maksumust lasteaedades. Et see on nagu hästi lühikalt kõik, et selle määruse punkti hind, ma võin teile öelda, kui palju see maksab praegu teie kõigi või siis iga üksiku hääle siin saalis kokku võetuna. Et see on aastas linna eelarve 50 000 ja natuke peale. Et kui selline hinnalipik nagu juurde panna, siis võib-olla see nagu muudaks olukorda, aga nagu ma ütlesin, et minule teadaoleva teadmise kohaselt valmisolekut ei ole, nii et ma võin selle kohal minna nagu küsimuste vastuste vooru ja proovida siis selguseni jõuda, mis asja siit on ja mida me siis üritame kaugelt läbi suruda. Olgu, et mina hoolisin laste eest täpselt sama palju kui kõik teie kokkuvõetumine eraldi seisatuna, nii et ei ole minu eesmärk kellegi teenima võtta. Aga paraku on olukord selline jah, et kuni tänase päevani kaasa arvatud on siis linnas kehtinud arusaam, poliitiline tahe, mis on kahtlemata olnud õige tegelikult omas ajas, aga kui õige ta on, et ta siit edasi minna, ei tea. Rahaline olukord linnas ei ole päris siita. Aga jah, et linn on siis hüvitanud kõigile meie lastevanematele ja ka meie lasteaedades käivatele teiste koolide lastevanematele toidupäeva maksumust. Nii et kui see tahe, poliitiline tahe jätkuvalt ehitada kommunismi on olemas, siis ma õnninen koos teile. Ja, aitäh. Ettekandja küsimusele Siige. Küsimus siis, kas see on siis viga tekkinud seletuskirja? Siin on kirjutatud, et me anname 20 000 ainult. Ja, siin on tõepoolest aritmeetiline selline, ma ütleks kaasus, aga ma toon nagu erinevad mõõtmed, et kui me nagu küsime, siin on erinevad variandid, et kui me küsime või näiteks lähtime sellest põhimõttest nagu riik teeb meiega, jah, riik annab meile euro põhikoolis ja põhimõtteliselt jätab omavalitsusele vabad käed, et kui palju ta siis küsib või lapsevanemana võtta tasuda lapse eest. Riik annab euro. Minu pärast meie võime siin kehtestada kas või 5 või 10 eurot toita lapsi mandi viimasega meie valik. Aga riik annab euro. Põhimõtteliselt, kui nüüd samad loogikad edasi anda lasteaedadesse, siis ju võiks olla nii, et näiteks linn annab euro ja lapsevanem
või siis hoolekogu kehtestab siis mittahes toidupäeva maksumuse, kuidas iga konkreetne lasteasutus seda soovib. Aga linna annab 1 euro, et see oleks minu arust nagu õiglane, arusaadav ja põhjendatav. Linn ei saa öelda ühelegi lasteaiale, et teie toidupäeva maksumus peab olema nii palju. Et see läheb koolieelse lasteasutuse seaduse vastu. Linn ei saa kehtestada seda. Hoolekogu ettepanekul kehtestab iga lasteaed ise toidupäeva maksumuse ja me ei saa siin üle sõita nendest. See on ühelt poolt. Teiselt poolt puudub ka igasugune norm, meil täna kehtib linnavalitsuses või linnavolikogu poolt kehtestatud norm, mis keelab näiteks mingisugust piirmäära kehtestada lastele. Me oleme nagu selles mõttes nagu õiguslikus vaakumis praegu. Et minu meelest oleks mõistlik, kui me sellise käiguga, kus me siis muudame ära määrus 33 paragrahv 7 tuunime või kohendame seda meile sobivamaks vastavamaks, meil ei sõida seadusest üle ja me siiski jätame ka lapsevanemale selle õigustatud ootuse, et ta saab osaliselt oma toidupäeva hüvitada. Ütleme, et siin tekib nagu selline solidaarsustoimõte linn ja lapsevanem koos. Täna linn maksab kõik kinni, sõltumata mida ja millises mahus lapsi toidutakse. Et see oleks nagu selline, minu ettepanek. Sellise ettepaneku hind oleks umbes 20 000. Et 90 senti ja siis lapsevaneme kanda, linn annab eurot. See on lasteaedades. Kui nüüd nagu täies mahus, nagu see eelnõu ka ette näeb, täies mahus ära muuta ja anda nagu seadus nõuab, et lapsevanem tasub, siis oleks see €90, selle hinda on umbes 43 000 ja natuke peab. Jah, ma ei tea, ma vastu. Ja kui nüüd tuua ka põhikooli nagu kaasus sisse, siis põhikoolis meil on täna täpselt samamoodi, et meil on lapsevanem tasub hommikusöögi ise, see on 70 senti. Linn koos riigiga kahasse tasuvad siis sooja lõunatoidu, mis on tegelikult ju ka seadusandja mõte, seadusandja mõte või riigi mõte, et võimaldada lapsele üks soe toidukord, vähemalt üks soe toidukord päevas. Aga me oleme läinud siin veel kaugemale, me pakume ka õhtutoodet, mis on ka soe toit tegelikult ja tasume ka selle. Tegelikult meie tasume siis nagu ta, ma ütlen topelt, aga me tasume 2,85 summast kahasse riigiga 2,15. Et see oleks siis meie vanus. Nii et €15 oleks siis nagu ta linna vanus kõikide laste toidukorra või päeva toidukorras osalemisel. Aga see on juba nagu kaugemale, aga põhimõtteliselt jah, see määrus 33 räägib kõikides haridusastmetes, nii eelkool kui kool. Jah, aitäh. Palun küsimusi üle ettekandjale. Minul ei ole küsimus ettekandjale, minul on küsimus eelnõu esitajale. Mina ei ole mitte muhviga aru numeratsioonidest. Kusagil paragrahv 1, siis otsisin 2 ka leidnud, 3 ka leidnud. Keerab sinna alla pole. Midagi siin, minul ei igatahes kaduma läinud. Teil on sama asi. Lõppes kaduma läinud. No ma proovin ära teha. No me muudame määrust, jah. Et me paragrahv 1 me muudame määruse 33 sõnastust paragrahvi 7. Et see on määruse, nagu ta antud määruse paragrahvi 1 kohast me muudame ära sõnastuses paragrahv 7 ja kehtestada see siis järgmises sõnastuses. Ja see on siis sõnastus uue paragrahv 7 sõnastus. Juba sain aru, eks jah? Muudatus tehti ära, nii et see on paragrahv 2 lisati. Ja see oligi see. Siis on linnaveebi. Ma ei saa ka sellest süsteemist päris hästi aru. Ma saan aru, et kui hoolekogu otsustab ise laste toitlustamise maksumuse,
Kas see on kohustuslik, kas hoolekogu otsus on kohustuslik linnale? Jah, on küll. Mitte hoolekogu otsus. Hoolekogu avaldab arvamust ja hoolekogu arvamusele tuginedes kehtestab asutuse juht, direktor käskkirjaga toidupäeva maksumus. Ja lasteaia direktori käskkirja toidupäeva maksumus on linnale kohustus. Jah, seadus koolieelse lasteasutuse seadus paragrahv 27. Ja kui me anname selle eelnõuga neile otsustamise õiguse, siis me seome lasteaia hinnast, kui me anname neile euro ja otsustada, mida nad tahavad, me ei sõida asutusest üle. Aga samas jätkame nagu ta toidupäeva maksumuses osalemist, mis on tegelikult üsna mõistlik kompromiss, säilitades asutuse otsustusõigust ehk siis suveräänsust ja teiselt poolt osaledes sellisel viisil siiski nagu ta läbi poliitilise tahtega ka jätkata seda poliitilist joon. Kui te ütlete, vabandust, ma lähen edasi. Kui te ütlete, et riik osaleb praegu 1 euroga lastetoidu põhikooli. Lasteaias ei osale. Ei osale. Lasteaias on 100%. Lasteaias on kohaliku omavalitsusega. Ahaa. Jah, aga ütleme, kui sama loogikat nagu ta kanda nüüd ka alamasse haridusastmesse ehk siis lasteaeda, siis tegelikult on minu arust see ka elanikule nagu arusaadav, et kui koolis on nagu üks rahastusmudel, siis sama väärne on ka allpool ehk siis alus- või eelkooliharidus. Et see rahastamismudel oleks nagu ühesugune. Minu meelest on see, võiks olla elanikule arusaadav ja mõistetav. Et täna tal võiks tekkida teistmoodi põhjendatud ootus, et okei, et kui nagu alusharidus makstakse linna rahast 100% kinni, aga miks seda ei tehti kogu? Jah, aitäh. Milline oli valdkonna volikogu komisjoni arvamus? Ja, et meie ju hariduse ja noorsootöö komisjon arutas isegi 2 korda. Esimene kord oli veel kevadel, aga infoks see küsimus oli, meil oli eelnõu. Ja siis, ütlen niimoodi, et liikmed ei olnud üldset nägemust nagu selles küsimuses, ja. Aga üldiselt ja oli ka hääletamine, et komisjon ei toetas siis määruse number 30 kooludest, ja muutusest ettepanekut. Eelarvekomisjon arutas ka samamoodi, eelarvekomisjoni juht võiks siin raamat ette kanda, mulle teadaolevalt komisjon pooldas. Nii et siin oleks, sellepärast ma just kõignangi täna, et siis võib-olla oma hingejõuga läbi surudes asi, mis on tõesti vajalik ja väga vajalik linnale oma üsna sellist võredat eelarvet veidi vahendada. Nii palju, võib-olla minu poolt veel, et kui nüüd volikogu saal otsustab ühte või teistpidi, ma mõtlen seda pidi, et see raha mingi kujul ikkagi selle lapsevanema osalus tekib, siis minu nägemus oleks asjast selline, et see raha, vabanev raha suunata tagasi haridusse, ehk siis õpetajate palgad. Kuhu siis veel? Jah. Kas võiks paluda ka midagi ma siin kindlasti sekundeerib ja ei ole sellega sellega päri. Aga ma olen ikka arvamus. Aitäh, ettekande küsimusi palun. Kas võiks küsida linna finantsjuhi arvamust ka sellele? Ettekandja võib vastata. Austatud volikogu liikmed, see küsimus on väga tähtis meie eelarve jaoks tulevikus ja alates järgmisest aastast. Siis praegu me tegeleme eelarve projektiga järgmiseks aastaks ja tegeleme eelarvestrateegiaga uueks perioodiks. Ja seoses kriisi ajaga ma ütlen praegu, et meie eelarves ei jätku nii 300 000 eurot. Kuludeks. Mitte põhitegevuse kuludeks. Sest langeva aasta põhitegevuse kulud väga oluliselt. Sellel aastal langus on 9%, oma tulud langevad. Sellel aastal me saime riigieelarvest abi
põhitegevuse tulubaasi parandamiseks, umbes 426 000 eurot. Ja sellega pehmendame meie põhitegevuse langust. Järgmisel aastal me ei saa rohkem riigiabi. See tähendab, et järgmisel aastal, kui sellel aastal me vähendame põhitegevuse kulusid summa 500 000 eurot, siis järgmisel aastal see summa võib olla 900 000 eurot. Ja see on seotud ressursitasudega, aga järgmisel aastal võib langeda tulumaks. Mõelge palun, kus me võtame raha? Sellest me räägime numbrid on muret tekitavad, aga siis nagu tulles tagasi selle küsimuse nagu põhituuma juurde, et hea kolleeg Artur Eistria on ka siin saalis kunagi öelnud sellise fraasi, et ja vot nii ongi, et täna midagi muuta, mis on tehtud ja kui rahval põhjendatud ootus, aga me oleme seda alati saanud, et mitte nüüd meid kuidagi nagu kõrvale lükata, et seda on keeruline teha. Aga see on poliitiliste valikute küsimus ja ega siin ei olegi midagi. Kui me jätkame samas vaimus, siis tuleb lihtsalt olla siis valmis selleks, et tuleb mõned teised võib-olla ka tähtsad valdkonnad lihtsalt siis jätta tahaplaanile ja suunata siis ressursse sinna, kus täna tegelikult võiks olla ju lapsevanema osalus tugevamini esindatud. Jah, aitäh ettekandjale, kaasettekandjale. Kommenteerin nii palju, et kui te mäletate ajalugu, siis see nokotakse vabastamine lapsevanemaid toitlustamisest lasteajas oli eesmärgiks niimoodi, et meie lasteajas karikap oli vähe lapsi ja oli lootust, et äkki, kui me nagu teeme selle žesti, et tuleb lapsi juurde. Ei tulnud. Need, kes käisid Narvas, jäidki sinna. Need, kes käisid meie lasteajas sõltumata nakutakse sellisest boonusest, need jäid. Nii et see nagu ka oli poliitiline, aga see mingit tulemit ei anda. Nii palju veel infoks, et mõlemas asutuses kokku käib meil teisest koolidest umbes 30 last. Nii et me tegelikult subsideerime teiste omavalitsuste lapsevanemaid selle kaudu meie maksumaksja raha arvelt, et nad käisid meil lastel. Nii et meil on, ma pakun ette, üks odavamaid lasteaia kohti kogu Eestis. Lapsevanema kulu on 209-20 ja kõik. Et kuskil mujal sellist numbrit ei ole. Aga aitäh ettekandjale, küsimusi rohkem ei ole. Aitäh. Küsimus on sama. See juba otsuse. Küsis siin. Et võtab siis Liina Palve järgi. Võin tähelepanu, seal sai natukene kohendatud ka teda samamoodi juba. Jah. Et lisati paragrahv 3, eks ole, siis on muud kiusamaks. Kolmandad tehtud jutt räägitud, et palju siis eelnõu, mille nimetus on Narva Eesti Linnavooli 21.3.18 määratud 33 Narva Eesti Linnavooli ette lapsevanema osalustega määra suur kehtestamine, muutmine hääletusele. Et palun käega märku anda, kes on selle eelnõu poolt. Kes on poolt? Nii, kes on poolt? Kes on selle eelnõu vastu? Palun käega märku anda. Aitäh. Kes on erapooletu? Aritmeetika ütleb, et 13 oli
vastu, et eelnõu ei läinud läbi. Järgmine päevakorrapunkt on meil number 6, Narva-Jõesuu lasteaia Karikaka, Vaivara lasteaia ja Sinimäe põhikooli toidupäeva maksumuse kinnitamine, ettekandja on Jasko Timbre. Nii, see oleks olnud paslik tekst, kui eelmine määrus oleks saanud heakskiitu otsuse. Kuna seda ei saanud, siis on uus ja muudetud tekst, mis muudab seda teksti vähemalt lasteaia seda omaosaluse poolt, lapsevanema omaosaluse tasu viited Karikakra hoolekogu protokollile, seda kõike ei ole nüüd selles uues kontekstis enam vaja. Ja muudetud eelnõu on mul ka täitsa olemas, et kuidas on teemist, et tekst on tahtma on. Jah, et parandame siin ära, eks ole. Aga ma võin panna kellelgi juhtme taha ja me näeme siis, mis ta siis nagu on. Saada lihtsalt või ma saada elektrit lahti ja kuhu. Saada elektrit, jah. Kaua aega võtame? Elektronid liiguvad nimekirjas. Teeme äkki vahe, nii kaua nad väga õige. palju enam, 50. 10 minutit kindlasti, sest meil on vaja tutvuda ka selle eelnõuga. Meil on vaja sisuliselt uus eelnõu. 10 minutit on. Meie nimi. Me pandi juurde selle. See. Annab nagu signaali. Hääle. See on ju tuladele signalisatsioon. Tegelikult on läbi. Et eelnõu meil parandustega nüüd meie ees ole tutvuda, et Liina on jätti lähedal parem. Põhimõtteliselt ma nii palju kommenteerin, et siit sai välja visatud kogu tekstis kõik see, mis moel või teisel rääkis Karikakra lasteaiast, Sinimäe lasteaia originarühmast, lapsevanema omaosalusest, alusharidusest või eelkooliharidusest. Et ülejäänu on põhimõtteliselt sama, mis on ka täna jõus olnud otsuses, sõna-sõna. Nii et need numbrid, et infoks nüüd nii palju, et need numbrid ei ole kuidagimoodi tuletatud millegist, aga need on nüüd otseselt riigihanke tulemusena või sealt üle võetud numbrid, et see on nüüd 285 on siis toidupäeva maksumus koolis, mille võitja ühispakkuja Veera Puutaniga eesotsas või tema kõneisikuna on siis selle hanke võitnud, et 285 on siis tema pakutud hind või temaga koos pakutud hind. Et jaguneb siis selliselt, et hommikusöögi maksumus 70, soe lõunasöök €35, pikapäevarühma oode on siis 80, mida siis jätkuvalt soovime tasuda, et siis 2 toidukorda maksab siis linn koos riigiga. Jah, aitäh. Kas ettekandjal on veel küsimusi? Jällegi kõigile. Mitte nii, et kuidagi omadele ühtemoodi ja teistele teistmoodi. Ikka kõigile. Me ehitame kommunismi
kusagil ei tohib, jah? Kusagil ei ole Narva-Jõesuu kooli toitlustamist. Aga ei olegi, ei saagi olla, sellepärast, et toitlustushange käsitleb ainult kahte asutust, on siis, või tähendab, hoonet, Sinimäe põhikool ja Vaivara laste ja Sinimäe rühmas. Ja, Narva-Jõesuu koolis linn ei doteeri toitlustamist. Kuidas? Loomulikult doteeri, seal on ju, me hoiame palgal ju töötajaid. Ostame toitu, teeme kõike. Ma kuulan ettekandjat praegu. Ja, et me teeme, ostame toidu sisse, meil on kokad palgal, see on ju tegelikult kõik ju kaudne kulu. Mitte kaudne kulu, otsene kulu. Aga see lihtsalt me ostame teenuse sisse. Siin on sees lisaks kõigile toiduainetele, kokkade palkadele ka ettevõtjad kasu. Olgu küll marginaalne, aga siiski kasu. Aga siin meil on teine mudel, siin me loodame koolitoidu ise koha peal. Küsimusi palun veel. Eegis. Pool vastust ma sain juba teada, et Veera Puusan eksisteeriva kodu peal. Ja toitlustab, aga mis ajast ta nüüd toitlustab siis selle uue lepingu alusel ja kuhu kaua? Tal on praegu peal veel ajutine leping, õigupoole 2 ajutist leping, teine ajutine lõpeb nüüd täna keskööl. Nii et homsest jõustub siis, kui jõustub, ma ei tea, kas kuus eestana on, et kas on taasta kätte või mitte, aga siis rakendus homsest. Homsest on ta siis juba see pikk leping ja kui pikaks? 4 aastat. Küsimuse ettekandjale. Kui küsimusi Liina, saata nii tähelepanekud. Ma ei saa loogikast aru, aga see on võib-olla minu viga. Küsi kohe, kui ma panen asja hääletada. Hääletage. Ma aitan. Niikuinii erapooletud. Selge. Küsimusi ei ole, siis panen eelnõu koos parandustega, mida me praegu enda eest näeme. Kohe nimetage eelnõu nimed, kui on eelnõu. Nii eelnõu nimetab ka muutuseks ole. Eelnõu nimetab Narva-Jõesuu Vaivara laste ja Sinimäe rühmad ja Sinimäe põhikoolis toidupäeva maksumuse kinnitamine. Et kes selle eelnõu poolt on käega märku anda. Aitäh, kes on vastu. 1, kes on erapooletu. 1, aitäh. Vastu või. Järgmine päevakorrapunkt on meil. Tohib ma küsida? Ja Eiki. Et meil on juba siin 7. päevakorrapunkt. Tuleb nüüd teid. Jah, et kui me 5. päevakorrapunkti juures kuulsime ka komisjonide seisukohta või arvamust, et ma tükk aega osalt öeldes ootasin, et millal see komisjonide seisukohad tulevad. Ma küsiks tagasi järele, kas esimeste punktide juures oli ka komisjonide seisukohad olemas? Kõigepealt kõik olemas ja kättesaadavad kolleegid. Komisjonis kõik tegelikult arvasid need teemad läbi ja eraldi praegu komisjoni esimehe käest küsinud tema arvamust, et tegelikult arvamus on olemas ju protokolli ja seal on tegelikult see poolt arvamus. Väga hea. Siit on nagu ettepanek, eks ole, et kui eelnõu, ja näevad küll panekust, ütled ise või siis komisjoni esimees ütleb, et väga hea või lühidalt just ma ei teada ole. Jaa, mõtlen. Hüva. Siis on 7. päevakorrapunkt, milleks on nõusolek andmine omandusõiguse hüpoteegi kandja muutuseks ja omandusõiguse osa võõrandamist täiendava hüpoteegi koormuseks ettekandjaks mina ja Maksu. Ettekandja olen mina. Ettekandja siis Sergei Solavjov. Jah. Teatada otsuse eesmärk on siis anda nõusolek seadus täiendavalt hüpoteegi kanne kinnistule Jan Poska 26 selle osale, kus planeeritakse ehitada tankla. Ja firma, kes selle taotleb, on CRR reaalselt teedtoju. Et see sama firma, kes planeerib ehitada tankla. Et
hoonestusõigus on koormatud andmete riskitasuvusummale 2 800 000 ja nüüd täiendavalt küsitakse veel nõusolekut, et lisada sellele hoonestusõigusele hüpoteek summas 600 000. Minu poolt lühidalt. Aitäh. Palun küsimused. Küsimusi. Heiki palun. Minul on selline vormistuslik küsimus. Et eelmine eelnõu oli niimoodi punktis 1, 2, 3. Punkt 3 on näiteks antud juhul oleks otsus juhtuks teatavaks tegemiseks, eks ole, ja siis on vaidlustada, see ei pea olema punkti all, eks ole, kõik midagi olla ühesugune käekiri, volikogu esitatakse eelnõud ühe asutuse puhul. Ja ettepanek. Parandus on sisse viidud. Küsimusi pole ettekandjale. Kui küsimusi ei ole, panen eelnõu, mille nimetus on nõusolek andmine hoonestusõiguse hüpoteegimaade muutmiseks ja hoonestusõiguse osa võõrandamise täiendavaks hüpoteegide koormamiseks. Kes on selle poolt, on peale märku anda. Kes on vastu? Mina alustan poolt. Kes on vastu? Kes on erapooletud? Kes ei soovi hääletada? Vastu võetud. Mitu poolt oli, mitu vastu, mitu erapooletud, mitu hääle? 10 poolt, 3 vastu, 2 erapooletud. Mõned ei hääletanud, meie näiteks ei hääletanud. 3 ei hääletanud. 3 ei hääletanud, 10 oli poolt ja 2 oli vastu. Kokku 5. 10 häälega vastu. Aitäh. Järgmine päevakorrapunkt on meil erapooletud jõuda. Aitäh, on erapooletud. Midagi on siis asjad. Üks erapooletud, üks vastu, 3 jäänud. Järgmine päevakorrapunkt on... Vaare. 10 oli poolt, hääletanud 3. Üks erapooletu ja üks vastu. 1, 3, 10. Vastu 1. Järgmine on number 8 päevakorrapunkt, milleks on hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras. Kasuks ilma omandis olevale kinnistule vastasin suurloodustel on 5. Katastroomiga 51, 41, 001, 045, Narva-Jõesuu linn. Narva-Jõesuu linn. Ettekandja on linnapea Markus Niimas. Nii, meie omandis on siis kinnistu aadressil. Suurloodustel on 5, kus omakorda kasvab elamu. Selle hindab on siis 42 kuusmeetrit ja antud kinnistu Sikkotarve on elamumaa. Juba 15 aastat elab seal üks linnakodanik koos oma perega ja viimase aasta jooksul või mitme aasta jooksul on meie poole pöördunud murega, et elamu, kus ta liigub, on elamu, kus on kriitilises olukorras. See on alati kirjutatud, mis probleemid eksisteerivad selle olemasoleva elamu puhul ja ta on meie poole pöördunud palvega anda talle hoonestusõiguse, mille perioodiks on siis kuni 10 aastat, selleks, et elamu, kus ta hetkel reitinguna viibib, korda teha. Tegemist on munitsipaalmaaga, mis me saime aastal 2018, märts 2018. Tähendab seda, et veel circa 8 aastat, kui näiteks me otsustame, et me paneme müüki või vormistame teiste tehingut, me peame circa 65% riigile maksma.
ausalt öeldes esialgne linnavalitsuspoolne plaan oligi see, et me paneme need mõlemad kinnistud müüki. Selleks oli tellitud meie poolt ka eksperthinnang. Ja eksperthinnangu kohaselt on selle kinnistu, mitte elamu, vaid kinnistu väärtuseks on 61 000 €. Elamu oli selle eksperthinnangu järgi hinnatud nulliga. Oli soovitus mahtub elamu maha lammuda. Ja tuginedes sellele ühesõnaga, et inimene seal juba pika perioodi jooksul elab, hoolitseb sellest territooriumist, kuid samas elamukuste liiga on üsna kriitiline, tehakse ettepanek vormistada tunnustusõigus, mille periood on siis 10 aastat. Tunnustusõiguse aastatasu on 1800 € ja tunnustusõiguse seadmise eesmärk ongi see, seal asuva elamu rekonstrueerimine, korras hoidmine ja territooriumi on siis sama pool. Esialgne eelnõu, mis oli valikule esitatud, oli minu poolt täiendatud, parandusettepanekud on toodud selles versioonis, mis ma saatsin järgmine täiendavalt. Need parandusettepanekud on siin esitatud ja nimelt siis teen ettepaneku hääletada nende parandusettepanekute pool. Esimene parandusettepanek on siis selle kohta, oli täiendatud esimene osa asjaolud ja menetluse käik. Oli täiendatud siis tekstile, meie poolt oli läbi viidud eksperthinnang. Ja täiendavalt on siin info ka selle kohta, et hinnabilansilt on antud elamu väärtusega 5773 € ja aastane amortisatsiooni protsent on siis 7%. Nii, teine parandusettepanek on seotud sellega, et unnustusliikuse aastatasu võib muutuda vastavalt kehtivale tarbija. Sama praktika oli rakendatud ka selle projekti puhul. Tean Koskasamet 26 unnustusliikuse seadmine. Seal on lepingus ja otsuses samuti toodud hinnahindaks. Siis korrigeeritakse selle unnustusõiguse perioodi jooksul, aga ta ei saa suurem kui 5% ei saaks sest tasust. Järgmine parandusettepanek on seotud sellega, et me ei hüvita need kulud, mis on tema poolt tehtud selle kasutamise unnustusõiguse seadmise perioodi jooksul välja arvatud 2/3 nendest kuludest, mis suurendavad objekti väärtust, aga need kulud selle perioodi lõpuks ta peab ülendama kas või 6 eksperthinnangu alusel. Vabandust, kas ma tohin nüüd küsida vahepeal sel samal teemal? Kas nende kulude kompenseerimine toimub igal juhul? Või ainult siis juhul, kui ta ostab välja selle kinnistu? Vaid siis, kui elamu antud objekti väärtus suureneb ja antud sellisel juhul, kui me ei pikenda selle unnustusõiguse seaduse perioodi. Juhul, kui me pikendame poolte nõusoleku alusel, siis me ei hüvita üldse. Siin on jah, mitu võimalust. Aga jälle see 2/3 sõltub sellest, et kui näiteks 10 aasta pärast toimub uus hindamine ja kui ta on selle perioodi jooksul tõesti sinna panustanud, kui praegu ta on 5,5 circa ja pärast on 25, siis 2/3 sellest. Kas tõsta saab natukene? Ja punkt 1.6. See on siis sõnastus, mis sätestab, et kõik tegevused, mida unnustusõiguses saaja hakkab rakendama, ta peab ennevalt kõik need tegevused meiega kooskõlas. Ja tehingute kulud, punkt 1.7 tehingute kulud on siis koonest standard. Ma võib-olla räägin, kuna eelmine kord oli küsimus seotud ka erinevate komisjonide tööga, siis 3 komisjoni arutasid ja kõik 3 komisjoni toetasid, mis on eelarve, arengu ja linnamajanduskomisjon.
aitäh, ettekandjale küsimusi palun. Mul on selline küsimus. Miks pärast linn ei kanna oma vara eest hoolt, et ta laseb üürimaja, mis on linna omand, tegelikult laseb sellisesse seisukorda, et selle väärtus on 0. Linn üürib välja seda maja, miks ta ei ole sinna panustanud? Me panustasime vahepeal täna siis, kui oli vaja täita igasugused ettekirjutused, kas või need, mis on poolt tehtud. Siis me panustasime nii ahjudesse kui ka elektrisüsteemidesse. Aga olemasoleva elamu konstrueerimine, oluline konstrueerimine, pigem oligi see plaan, et me paneme müüki ja iga asjast huvitatud isik võib siis läbi oksjoni selle tunnistu välja osta, aga siin on see piirang ja veel 8 aastat ei ole võimalik. Sellepärast me ei panusta. Sest üldine minu seisukoht on see, et ma niivõrd väikse territooriumil ei tohi olla kuni 7 erinevad objekti, objekti, pigem üks objekt versus kõik ruumides asuvad elemendid sinna ühte majja. See on otstarbekam, kui kanda need jooksvad kulud erinevate objektide puhul. Vastasin teie küsimusele. Palun küsimus ettekandjale. Liina. Mis saab sellest hoonestajast või hoonestajast 10 aasta pärast, kui näiteks seeaegne valitsus leiab, et maja on kena ja korras ja võtab selle linnale tagasi? See on läbirääkimiste küsimus. Kõik hakkab sõltuma nendest poliitikutest, kes siin saalis või teises saalis istuma hakkavad ja kes arutavad teemat tulevikus. Tähendab, hoonestajal ei ole mitte mingit garantiid, et ta 10 aasta pärast saab selle välja osta või seal edasi elada? Miks ei ole, ta võib osaleda, aga on osaleda sõltus tegelikult, kui sa osaleda. Mõned garantiid ikkagi eksisteerivad siin, selle võimaliku tehingu puhul. Aitäh. Küsimusi palun. Juhin tähelepanu, et sellel eelnõul puudub seletuskiri ja minu küsimus nüüd puudutab seda, aga kui volikogus leiab positiivset toetust, see esitatud eelnõu, et mis siis nagu edasi saab selle maaga ja selle üürnikuga või ruumi kasutajaga ja mis siis saab, kui volikogu ei hääleta seda kohta? Seletuskirja ei olnud sellepärast, et see preambula oli põhjalikult koostatud minu arvates. Aga mis saab, ma võib-olla toon näite, seda on kõrval asutunnist, mis on suurvaldsi täna 7. Politsei Piirivalveameti mingit asjanduse kord tuli minu teada selle aasta alguses ettekirjutus, et antud objekt elamu ei ole enam kõlblik kasutamiseks. Need inimesed, kes seal elasid, nad olid siis mujale suunatud ja viibivad praegu teistes munitsipaalruumides ja hoone elamu oli meie poolt konserveeritud, aga vaatamata sellele viimase 6 kuu jooksul olid siis korduvalt rikutud needsamad konstruktsioonid, mis me panime sinna ette, et need akna ja uste avatakse panime kinni, et inimesed huligaanid noored korduvalt need avad rikkunud ja garaaž, mis seal seisis selle elamu taga, oli lihtsalt maha põletatud. Nii et kui objekt ei ole kasutuses, siis kogemus näitab, et olukord muutub aina halvemaks ja ma arvan, et kui see hoone jääb tühjaks, sest sellega, et ta on juba praegu üsna kriitiline kasutamiseks ja nagu ma juba vastasin, sinna panustama tõenäoliselt ise ei hakka, siis on see, et inimene kolib sealt välja ja elamu seisab seal niisama seni, kui ei tule keegi, kes liikuma hakkab.
teiste objektidega, siis ütlesin täpselt sama, siis endine muusikakool, leit, Hoiu 25 endine linnavalitsushoone on õnneks siin Valga ja kesklinnas seda need, mis on nii-öelda kaugemal, nende puhul on nõnda, et jah, liigutakse pidada. jah, aitäh. Küsimusi palun veel? Et kui küsimusi ei ole, siis panen koos muudatusettepanekutega eelnõu hääletusele. Eelnõu nimetus on hooldusõiguse seaduse otsuskorras kasuks linna omandis olevale kiirusasutuste suurusotsustada 15, ka kahvenumber Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu liin. Suurvaki 5. Kes on selle eelnõu poolt, on käega märku anda. Kes on vastu, kes on erapooletu, kes üks hääletanud, 2. Üks hääletanud, üks on erapooletu. Aitäh. 13 pooldaadega vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on numbriga 10. Narva-Jõesuu linnavõimu alalise komisjoni koosseisu muutmine ja see on minu eelnõu. Et selle eelnõu on ka seletuskirja lihtsalt põhjuseks, ma hakkan kirjutama, et Meelis Kaljurand avaldas soovi väljaastumiseks ja Tarmo Kalme, eks ole, avaldas soovi sisseastumiseks volikogu komisjonile arengu edekas komisjon, mille esimese viisi olen mina. See on olemas Tarmo Kalme avaldus ja see on suhteliselt oluline. Sellega on kõik. Kas keegi saab mulle küsimusi esitada? Ja kui ei ole, siis teen ettepaneku lisada Tarmo Kalme arengu edekas liikmeid ja sellega panen eelnõu hääletusele. Palun käega märku anda, kes on selle aitäh. Kes on vastu, kes on erapooletu, üks ja kes ei hääletanud, üks kõik. Aitäh. Eelnõu on vastu võetud. Edutavad. Järgmine päevakorrapunkt on uue Narva-Jõesuu linna põhimääruse arutelu. Et me oleme kõigi nüüd laiali saanud, et põhimääruse, millest on tehtud väga palju ka muudatusi, kuna kokku tuli eesseisvus ja linnasekretär ja tegime oma poolt väga palju ettepanekuid, aga leiame ikkagi seda dokumenti, mida tegelikult vaja veel arutada, enne kui volikogu vastu võtab, enne kui viirus meile ka liikmeid. Selleks anname selle aega veel 2 nädalat. Mul on üks küsimus. Kas see variant, mis meil nüüd Anforas oli, kas see on nüüd kõigi nende parandustega, mis on tehtud? Jah, see on see. Et istusime lausa üle 4 tundi, eks ole, ja tegime oma poolt ettepanekud, aga ma ootan siiski ka kes me? Eesseisus ja linnasekretär. Ja nüüd tegelikult on võimalik veel kord, kuna see eelnõu oli juba tegelikult kevadel volikogu liikmete ees, oli juba suvel volikogu liikmete ees, ja nüüd on sügis ja jätkavad volikogu liikmete ees. Et anname 2 nädalat aega, tehke omad ettepanekud ja 2 nädalat saab läbi. Põhimõtteliselt peaks niimoodi olema, et ta jõuaks oktoobrikuu volikogu kinnitab. 15. oktoober, nii et tehke oma poolt ettepanekud. Et komisjoniga, ma arvan, et komisjoni seal me arutame ei hakka, ta oli 2 korda komisjon. Et see lihtsalt volikogu liikmed Linna põhimäärus peab vist kõigis komisjonides läbi käib. Ta käib 2 korda lausa. Ei ole seda. Keskkonnakomisjonis küll ei ole. Ja majanduskomisjonis ei ole ka käinud. Okei. Ma saadan siis peale istungid kohe laiali kõigile ja 2
2 nädalat on piisav aeg. no kõik komisjoni küll 2 nädalaga ei jõua. See peab tõenäoliselt ikkagi novembrisse jääma. Me ei saa viitada, sest et seal on väga palju punkte, mis tegelikult reguleerivad elektroonilist võrguistungit. See ei ole väga välja. Selle aastale, kui need vastu võtame, oleme nii piksus. Loodame, et mina enam selle üle. Hüva, ma saadan kõigile komisjonile laiali siis homseks ja ootan siis vastused nendele. Nii, seal ei ole midagi käes. Järgmine päeva... Tohib küsida? Ja ikki. Aga tähendab, ta on hästi värviline. Kas sa saadad samasuguse asja või? No see näitab tegelikult, et millised on tehtud ettepanekud. Et näha ära seda erinevust. No midagi on kollased, midagi on sinised või rohelised. Mida see tähendab, kuidas see lahti šifreerib? Mina olen Saare või Eedu. Seal on erineva ettekandja, erinevad parandaja. Erinevad arvamused. Ja kus ma aru saan, mis on see algtekst ja mis on algtekst on muutmata kujul algtekst, mis on värvist ja sealt on maakriipsus on samamoodi algtekst. Mis on lisatud, see on värvist. Et sinine on minu oma eesseisus ja... Aga siin panen seletuskiri juurde, et kuidas seda, mis asja see vaadata, mis muutub, vana tekstis olgu, eks sulle. Okei, aga ma saadan teile laiali, et see on värvid ka ära, eks ole. Värvid on kelle oma, poolel on kelle oma, siin on kelle oma. Seda ei pea ütlema, et kelle oma, parem kui ei tea kelle oma. No, siis saab. Nii, mis asi on vana ja mis asi on uus? Vana on see, mis on muutmata värvid, on valget auto. Kõik see, mis on muudetud, on värvid. Või on maakriis. Kas on veel küsimusi? On küll küsimus. Mul on selline küsimus, et meil oli päevakorras ka muud küsimused. Ja mul on küsimus sinna peale, kas me alustame selle punktiga. Ei, no lõpetame põhimääruse. Ära ole nii tooma. Ma tahan koju juba minna, aeg. Ikkagi viites ikkagi kuupäeva tähtaeg, nii et komisjon peab jõudma 2 nädala jooksul saali. Pluss nädal aega veel... Miks pärast 15 kuupäeva? Sellepärast, et peab jõudma. Kas see tuleb volikogu enne? Ei. Siis on vaja arutada veel omakorda veel, ütleme, linnavalitsus peab omakorda arutama veel teatud eeskeid. Ja kui see on väga olulised muudatused, protsent on ikkagi olema omaette. Et jõuda volikogu. Siis, niisugune organisatoorne küsimus. Meil on siin 17 inimest. Kui me kõik teeme oma parandused sellesse põhimäärusesse, kes hakkab seda põhimäärust siis lappima ja kontrollima, et ei oleks vastuolusid parandust? Ma olen selleks on linnasekretär, kes on väga väljatud. Jah? Muidugi näeme. Kas linnasekretär ise ka teada, et seda tegema? See alati oli linnasekretär. See on ju koostööd selles mõttes. Kui kõik teevad, siis kõik peavad pingutama selleks, et... No jaa, me pingutame küll, aga keegi peab selle kokku panema lõpuks. Vastus oli linnasekretär. Pakud koostööd meile, Liina? Pakud koostööd? Ei paku, ma küsin. Nii, lähme teemaga edasi, jõuame ka muude küsimuste juurde. Et on siis selge, et 5. oktoober, eks ole, ja Hiina toimetega palun kiiremini. Ma ütlen, miks juba kevadest saadik üle. Me pole ikkagi kuskil jõudnud. No 3 aastat üleval, kui nii võtta. 3 aastat. Nii, järgmine päevakorrapunkt on siis muud küsimused. Muude küsimused ei ole, mida me arutame, aga eesseisust oli paikas, 2 küsimust. See on kõik ette ära. Kai tegi ettepaneku arutada Narva Jõesuu eelarvet ja teine päevakorrapunkt oli kalmistusteema oli. Et ettekandjad on meil siis linnavalitsusest igaks
kes leiab, et on pädev, siis võime kuvata. Milline eelarve Selle aasta täitma. Võla Kaine kõratiivse ära, et küsimusi rääkimata. Alguses räägib realiste pärast. Samas 8 kuud on ju kõigile saadud. Eelarve täitma. Период, период, период arutame. 8 kuud on saadud. No selge, siis saame öelda, et eelarvesse nüüd avalikustatakse üks kord kvartalis. See tähendab, et 3 kvartali andmed koostatakse ja esitatakse Rahandusministeeriumile ning meie võib vaadata oktoobris. No mingi saamisi muutusena annan teile jah. Ja võttes tulevikus meil on see. 8 kuuga me saame põhitegevuse tulusid 5 400 000 eurot, mis moodustab 68,2% täpsustatud eelarvet. Sealhulgas riigieelarvelised 2 300 000 eurot moodustab riigieelarvelised moodustavad 93,8% eelarvest ning omatulusid saime 3 100 000 eurot ja omatulud moodustavad 56,6% meie eelarvest. See tähendab, et 8 kuuga me saime oma tulusid 10% võrra vähem, kui on planeeritud. Põhitegevuse tulud, need on maksud, tulud kaupade ja teenuste müügist, muud tulud. Maksud. Kokku saadi 2 200 000 eurot ehk 67,1% täpsustatud eelarvest. No kõige põhituluallikas on muidugi tulumaks. Tulumaksu saadi 1 968 000 eurot ehk 67,1% kinnitatud eelarvest. Sellel aastal me juba saame rohkem kui eelmisel aastal 3,9% võrra. See tähendab, et sellel aastal on lootus, et tulumaks ei lange sellel aastal. Meie eelarves on ette nähtud tulumaksu kasv võrreldes eelmise aastaga 2,1%. No siis meil on väike tagavara on olemas, et kui midagi juhtub tulumaksuga sellel aastal. Parkimistasu planeeritud 100 000 eurot, siis 8 kuuga on saadud 96 000 eurot. Ja tulud kaubade ja teenuste müügist. Kokku on saadud 327 000 eurot ehk 65,9% täpsustatud eelarvest, siis saime natuke vähem kui planeerisime -0,9%, aga see on seotud koroonaviirusega ja et meie asutused ei töötanud, koolid, lasteaed, huvikeskus ja huviringid. Seoses sellega saime vähem. Korrigeerime lisaeelarvega. Nüüd riigieelarvelised laekuvad vastavalt riigieelarve seadusele ning vastavalt kinnitatud eelarvele.
muud tulud, ressursid taastud. 2 kvartaliga saime 506 000 eurot ehk 38% kinnitatud eelarvest. Tabelit ei ole, tabel on olemas. Siis sellel aastal me kaotame 46% summast, mis on ette nähtud meie eelarves. Millega on seotud? See on kõigepealt, et põlevkivienergeetikas tootmisvõimsus väheneb ja teine põhjus, et nafta hind maailmaturul langeb ja praegu on alla $45 barreli eest. Miks meie jaoks on väga tähtis nüüd nafta hind, sest nafta on komponent põlevkiviõli ümbertöötlemisel. Ja meie eelarves oli planeeritud 600 000 eurot põlevkivi ümbertöötlemise eest, aga kahjuks me saame ainult 100 000 eurot esimesel kvartalil ja ülejäänud summa ei saa sellest pool miljonit. Ja. Siis sellel aastal me kaotame, mina räägitsen juba, et umbes 800 000 eurot, aga eelarve osutab abi koolidele ja me saime sellel aastal 426 000 eurot ja meie põhitegevuse tulubaasi stabiliseerimiseks. Siis sellel aastal tulud vähenevad umbes -300 000 eurot, aga kulusid vähendame rohkem, umbes 500 000 eurot. Sellel aastal linnavalitsuse poolt on määratud põhitegevuse kulude tegemise piiramised, mis kehtivad kuni 3. lisaeelarve vastuvõtmiseni. Siis seoses sellega muidugi põhitegevuse kulutusi, ülekulutusi ei tee ja siis kõik asutused järgivad oma eelarveid. Ja seoses sellega 8 kuuga põhitegevuse tulem on üle miljoni euro. Ja siis vaatame nüüd edasi. Investeerimistegevus on samas mahus ja siis täidame, kui midagi ei tee sellel aastal, siis teeme järgmine. Siin on siis kommentaar, et kuidas võib koostada üks suurematest näitajatest, kui nafta hind on maailmaturul circa 45 või rohkem, siis me saame. Miks me saame siin? 3, 4. Võib-olla üldse ei saa mitte midagi, juhul kui langeb, jah. Ümbertöötlemise eest just nii. Ülejäänud on seotud siis tuhaladest, veerikasutus, aga siia ei kuulu veerikasutus, mis on seotud elektrijaamade tööga. Elektrijaamad omakorda, eelmine aasta lõpp, selle aasta algus näitas, et need numbrid on samuti drastiliselt kukkunud puht sellepärast, et talv oli soe. Siin on ka tarbimisvajadus üsna muutuv. Esialgu on elektrienergia prognoos võime saada ja umbes 600 ja pluss 300 Õnneks me siin esimese teise kvartali eest saime veidi rohkem, kui nemad ise ütlesid. Veidi rohkem, mitte oluliselt.
8. oktoobril sõidame Angelaga Eesti Energia peakontorisse, hakkame nendega arutama need lühiajalised ja pikaajalised võimalikud prognoosid. Et kõik. See lihtsalt eelarvega. No aga sellel aastal muidugi me saame hakkama, siis me töötame ja siis lisaeelarve esitame oktoobri ja numbrid on olemas, siis vaatame ja räägime veel kord. Õnneks praegune olukord ei mõjuta oluliselt nendele projektidele, mis on meil töös ja need põhiteemad, millele on juba mitme aasta jooksul vahepeal tegelenud, nende teemad, me läheme Investeeringuprojektidega on korras, aga meie probleem on selles, et planeeritakse väga palju põhitegevuse puhul. Ja seoses on väga liitu. Kui kaotame ressursse, aga meie eelarves planeeriti 4,677. Ei. No ja. Kui me kaotame, kus me võtame raha, et katta põhitegevuse. See kulud. Mõned variandid on meil olemas, kolmas kvartal, siis on aasta lõpuprognoos, aga mõned stsenaariumite variandid on meil laua peal lihtsalt need kohtame. No hirmutav on järgmine aasta. Tänu koroona rahadele me ikkagi stabiliseerime see aasta, aga järgmine aasta on teatud mõttes küsimärgi all. Jah, järgmine päevakorra jah. Muu küsimus oli Kai küsitles just selle, et kalmistule makstavad raha, mida omavalitsus nagu maksab, eks ole, et miks on selle põhjused, miks omavalitsus ei maksa. Põhjus oli selles, et kuidas ma ütlen, kohe peale ühinemist antud teema oli lausa mitu korda laua peal. Ja lõppude lõpuks saime juhatuse liikmega kokkuda, käisime juures 2 nädalat tagasi, näitas meile kõik need jooksvad kulud, ülalpidamiskulud ja muud kulud ja tänase päeva seisuga on meile linnavalitsusele pilt selge ja leping on meie poolt kalmistuga allkirjastatud selle aasta finantseerimise tagamiseks. Aga finantseeringud ei ole üle kantud. On jäänud 3 kuud aasta lõpuni. Siis me ootame taotlust. Kui ta esitab, siis maksame. Lähtudes termingu sõidust. Teemad said lahendatud. Aga milles probleem? Probleem oligi selles, et reeglina esitati meile iga aasta alguses või kohe peale jooksva aasta eelarve kinnitamist esitati meile lihtsalt taotlus, kus on üks konkreetne number, aga ei teadnud meie täpselt, mis on selle numbri taga. Kui võrrelda näiteks Sadamaga või kui võrrelda teiste sihtasutustega, seesama muuseum, see on kõik lahti. Aga siin see päriselt nii ei olnud, aga lõpuks juhatus liige tuli, rääkisime, näitas meile, nüüd on üldse. Läksime lepingusse ja siis, kui taotlus tuleb, me kanname raha üle. Sest eelarves on see summa toodud. Jah, Sinul on küsimus, mis ei ole, kuna ma ei saa osaleda eesteisuse töös, siis mind huvitab kõigepealt volikogu korralduslik olukord. Kuidas saame meie, keda meid ei kaasata mitte kusagile, kuidas saame meie esitada küsimusi linnavalitsusele, volikogule? Milline on see tee, kuidas me saame oma probleemid üles tõsta?
et linnavalitsus saab teha volikogu liige läbi arupärimise ja linnavalitsus vastab, eks ole, kuupäevade lõikes, eks ole. Volikogu liige saab tegelikult osaleda komisjonides. Komisjonid on kindla päevakorraga. Seal ei saa ka igasugu asju jahuda. Ma arvan, et ma saadan sulle, ma tegelikult saatnud sulle kõik informatsiooni, mis on vähegi minu käest olnud, eks ole. Jaa, ma informatsiooni ma saan, aga ma ei saa välja midagi, väljundit ei ole. Aga saada mulle ettepanekuid siis, mida sa saad teha. Kui ta muud väljundit ei ole. Sest põhimäärus ei anna tegelikult väga palju võimalusi. Mitte ükski põhimäärus, no võib-olla meie põhimäärus paneb tõesti opositsiooni nurka seisma, seob ta suu ja silmad kinni ja laseb ka seda seisma 3 või 4 aastat. Põhimäärus on selgelt, et Eesti kuulub fraktsioonid ja erisõniks oleb. Ma räägin volikogu esimehega. Et me sooviksime kaasata küll, aga tegelikult põhimäärus saab, et kes võib seal olla, kes saab seal olla ja me ei saa seda väga palju laiendada. Kuigi minu soov võiks olla küll, et ma tahaksin siin kaasata, aga põhimäärus ütleb teist. Rahast siis saab? See omapoolne ettepanek põhimääruse hetkel me menetleme muudatuseks, et see omapoolne alustame kellegi läbi vähemalt. Et muuta Eestis, ütleme, koosseisu ja panna sisse ka sinna. Ma ei taha muuta eesseisuse koosseisu. Ma tahan, et opositsioon saaks ka volikogu siseselt mingi väljundi, kus ta saaks oma probleemid üles tõsta. Sest praegu ei ole mitte absoluutselt mitte mingit võimalust. On vaikiv enamus, kes otsustab kõik ära ja opositsioon võib pead vastu seina tabuda ja karjutas põlkaldeesid, aga mingit tolu sellest ei ole. No see enamus ei olnud vaikiv midagi, on väga jutu. No ma ei ütle, et nad ei jutusta on. See on kõik ju sisse. Aga ma arvan, et sellega meil volikogu teemad on ammendatud. Järgmine volikogu istung 28. oktoober. Ma tahan ka küsida, kui tohib. Ma tahan ka küsida. Muud küsimused sai läbi juba. Ei saanud. Räägi küll, eks. Mul on küsimus linna peale. Kas ma tohin teile küsida? Meil ei ole muudes küsimuses rohkem ettepanekuid. Esitage järgmine kord palun ettepanek. Me ei saa esitada lihtsalt ampist kellelegi küsimusi. Miks ei saa? Selles on muud küsimused. Tehke ettepanekud, mida panna, eks ole, teema, ettekandjad, teeme ära. Me ei saa siin hommikul istuda küsida kellelegi midagi. Vaata, Aare, siin ongi Liina küsimus, eks ole, et kus ta saab küsida, ma tahtsin just siin kiitma hakata, et näed, et sa oled üle hulga ja julgenud muud küsimused sisse panna. Et see on väga hea, eks ole, ja see ongi nagu see koht, eks ole, kus on mingi sidet, kui ma kindlasti ka, et koostööd on ju, noh, ta ei ole küll hea koostöö, aga mingisugunegi võimalus, eks ole, et sa teada, mida opositsioon arvab, opositsioon saab ka teada, mis linnas toimub, on ja te olete siin koha peal, te näete rohkem, eks ole, aga kes on nagu kaugemalt ei tea. Ja selles mõttes Aare päris niimoodi küll ei saa olla, nüüd, et 2 teemat pandi, eks ole, et eelarved, okei, väga hea. Sai ka teada, et 96 lood tuli Mart Mustasudest. Ja valmistud ka, et mingi probleem kusagil läbi. Aga kui on ikkagi küsimus, et volikogu liikmel peab ikka mingi koht olema, kus ta saab korra kuus vähemalt natukene teada auru välja lasta. Ja see on nagu volikogu määrus. Fraktsiooni esimees Kaide, kes pani 2 küsimust, eks ole, tahtsid panna 10 küsimust muutesse. Aga lihtsalt kui tuli 2, eks ole, Liina oleks samamoodi võib panna, ütleme ka 20 küsimust, 20 küsimust. Mismoodi? Lihtsalt meil, eks ole, soovin, eks ole, panna muudes küsimused teema, milleks on see, kas pukker kanam või kanam ei pukker, eks ole. Miks ma võiksin koha peal küsida, kui mul on tõesti lühikesed küsimused? Võtta põhimõtteliselt ei anna väga palju loogilisena ruumi vaata. Et kõik on oma aja peremees, ei taha istuda lihtsalt lokitada. Paned küsimus, saad vastused, küsimus, vastused. Ma arvan, et väga aus tegelikult. Aare, kas sa arvad, et ei saa Liina küsimustele vastatud, et kas siin on midagi üle mõistuse küsib? Ei, minu arust ei ole. Olen valmis. Ja Liina on ka, et ma tahan ikkagi lõpetada seda poleemikat, sest olen sellest nähas olnud. Siin ei ole mingi nagu takse linnapea või mõni teine ametnik nagu takse löögialis nagu vanasti. Seda praktikat tuleb ära lõpetada. Kui tõepoolest ühel või teisel volikogu liikmed on küsimusi, palun edestage eelnevalt. Aga mitte nii, et talvel minu käest küsiti, kuidas käib ettevalmistus suvehooajaks. Ja seega see praktika tuleb ära lõpetada. Kas sa ei osanud vastata või? Tead sa, sellel hetkel ei osanud mõnikord. Ei osa. Tulebki aus olla, et kuulete, sai tegeleda tulega talvel. Tead sa, ründas, lausa ründas.
küsisid ja siis veel imetlesid, kuidas mul kõik numbrid peas ei seisa. Lõpetage. Tahate arupärimist, teete, tahate küsida, kirjutage elektrooniliselt ja saate need vastused kätte. No ei ole mõtet nüüd hakata siin midagi arutama, kus eelnevalt pole kokku lepitud. Milline on sel juhul volikogu mõte, kui me ei saa isegi linna asju siin arutada? Saame küll, aga eelnevalt napatakse, esitage need küsimused. Eelnevalt küsimused ma saan kuidas ma saan esitada enne eestikeelsele küsimust 21. kuupäeval, 21. kuupäevaks Riigikogus kokku kalanduse keskkonnakomisjon oli see nimetatud aastasik, eks ole, kus oli üks päevakorrapunkt, see oli see tuha ladestamise ümbertöötamine, eks ole. Ja see oli ka rida küsimusi õhkuks, millegipärast ma arvasin, et see tuleb täna istungile päevakorda, eks ole, millegipärast arvasin, et jube kiire oli ja ma saan aru, et see oli teemaga 29. juunist, siis kus inimene oli see koosolek, on ju. Et noh, see on väga hea, super, et ümber töödetakse, aga meile seda summat ei tea, see aasta pani eelarvesse 300, noh, 100 on 150 tuleb kokku, on ju. Et noh, me kaotame selle raha, eks ole. Et küsimus ei juba suve lõppu, nüüd on 3 kuud möödas, on ju. Ja kui komisjonis pidi nagu tulema siis ka päevakorda ja ei tulnud, on ju. Kus ma nüüd seda teada saan, eks ole, kui tuleb reede õhtul istungi, kus seda sees ei ole, noh, kuhu ma saan Eestis on toimunud, eks ole. Ma ei tea, kui palju sellised eelnõusid teil on, eks ole, aga näiteks täna võiks küll infot saada ja et noh, teemad on õhus, on ju, et noh, ma usun, et põhjus on küll, eks ole, miks seda ei saanud võtta. Sama põhjus, mida sa mainisid. Ja ongi kõik, et nagu sellise info võiks saare anda, eks ole, see ei ole ju noh. No mina ei saa anda, sest mina ei ole info jagaja, eks ole. Aga sina näiteks linnapeal või abilinnapeal, kes seda teevad, Raimel seal oli meie komisjonis, eks ole, üks öelda, et kuulge, praegu ei tulda, seal on vaja see siis saab sellest vaherahast, eks ole, mida me oleme vahepeal teinud, mis plaanis teha, noh, tegelikult sellega venitada ka ei saa. Ja keegi peab midagi vahepeal tegema, need teemasid on meil küll ju, noh. Ja mingi 15 minutit, ma arvan, võiks vähemalt jätta iga kord muudele küsimustele, noh, korra kuus võib ju teada saada midagi, keda ei huvita. Aga ma arvan, et see ettepanek on tegelikult hea, et linnavalitsusele mõõdikata sellega lepib, et on nõus seda tegema nii, et saab. Mina valitsus ei saa sellest keelduda. Mõned istungil tegelikult ei saa lapsist küsida, ma ei tea, tädi Maaliga, et eks ole, seda kitsi olema, eks ole. Peab olema ikkagi olema eelnõu, tähendab olema küsimus peab vasta ei ole. See asi väga lihtne, see läheb kätte. Ma ausalt, keegi ei ole ju vastu teatud küsimustele vastata. Lihtsalt palju on selles, et kui on normaalne töörežiim või tööprotsess, siis on okei, kui toimub kiidetust, kui on ümber või lausa siin on enam millegi. Mina pean ikkagi ka linnavalitsuse esindaja siin kaitsma, eks ole. Ja kui küsitakse mingisugune konkreetne küsimus ja tuleb konkreetne vastus ja keegi vastu ei ole, aga lihtsalt peab kokku leppima, kuidas see tööprotsess hakkab siin käima, kogu lugu. Ma arvan, et selleks ongi põhimäärus. Ja näiteks nagu Kallis Iroida siin esitas küsimuse, kui tähendab oma selle kogemuse on ju, et kui talvel küsiti on ju, et kuidas käivad ettevalmistuseks suveks, eks ole, siis no mina näiteks küsiks küll täna, et eks ole, nüüd on suvi läbi on ju, et kuidas on Narva linn talveks valmis, et seal on kõik need lasteaed, koolihooned valmis, on lumelibedus, teretehnika on, see on ka siuke huvitav asi tegelikult. Mina arvasin, et siukene Bazar jäi ikkagi minevikku sinna vana Narvase linna, eks ole, aga noh, peale poliitilise olukorra muutmisse Bazar tuli siia saali tagasi ja kui see jätkub, siis loomulikult linnavalitsuse esindajad, keegi ei hakka selle vastu. Kui on normaalne protsess, siis lõpetame ära kõik need kujumid. Meil ei ole midagi rohkem arutada, ettepanek on heaks, linnavalitsuse siis teeb ettepaneku. Istungi 28. oktoober aadeti jaamalt täna peaks siin olema, saame viiruslikud murrad. Et aitäh selle võrdlemist